kehastuv mateeria on osa siis Noore Tartu seeriast, mis siis on Tartu Kunstimuuseumi üks näituste seeriasari, kus siis pakutakse võimalust Tartuga seotud noorel kunstnikul või Tartust pärit kunstnikul teha siis professionaalses institutsioonis professionaalne näitus. Noor Tartu on siis muuseumis olev näitusesari, mis siis sai alguse aastal 2017, kus siis esimeseks kunstnikuks valiti Sten Eltermaa ja hiljem on tulnud siis Keiu Maasik ja Mirja Minn ja nüüd 4. kunstnikuks on siis valitud Siiri Jüris. Et Noor Tartule tehakse iga aasta open call, kus me kutsume siis noori Tartuga seotud kunstnikke siis kandideerima, oma näitusprojekti kirjutama ning siis hiljem valib muuseumi poolt komisjon välja ühe projekti, mida siis saab teostama hakata muuseumis. Ja nii on ka Siiril. Et Siiril esmakordselt on siis avanenud võimalus teha Tartu Kunstimuuseumi projektiruumis isikunäitus, mille pealkirjaks sai siis kehastuv mateeria. Kehastuv mateeria on Siiril siis magistri lõputöö seeria, mille ta on siis kenasti lubanud ka meile eksponeerimiseks. Et Siiri on lõpetanud siis Tartus Tartu Ülikooli maali osakonna nii bakalaureuse kui ka magistri ja edasi suundunud siis Rootsi Stockholmis asuvasse kunstiakadeemiasse, kus ta siis on omandanud teise maali magistrikraadi. Hetkel piirangute tõttu on siis muuseum kinni, ja näitus külastada ei saa, ent meie kodulehel on üleval nii see brošüür, mida on võimalik lugeda, kus siis on pikk intervjuu Siiri endaga, väga põnev ja nii eesti keeles kui inglise keeles ja on olemas ka näituse enda vaated, et need, kes füüsilisel kujul praegu näitusele vaatama tulla ei saa, et siis saab kodulehelt kenasti näituse ikkagi ära vaadata. Eriline tänu ka Art Antonikule ja Reigo Kuivjõe, kes siis on aidanud kaasa nii näitusprojekti valimisel kui ka sponsoreerimisel. Mind kindlasti abstraktsionism iseenesest köidab, aga ma tahaksin arvata, et siin on ka põhjuseks see, et ega palju meil ikka neid, eriti just ütleme maaliosakonna taustal, palju meil on realistlikku maalijaid. Palju tehakse Eestis realistlikku kunsti. Et kuskilt otsast läheb iga kunstnik, läheb Suumann, läheb Peeter Allik, kõik lähevad kuskilt osast abstraktseks ära. Et selles suhtes on väga keeruline abstraktse kunstiga mitte tegeleda. Et minu jaoks ikkagi on poeesia, on tõlgenduste lõpmatus ja poeesia minu kui vaataja jaoks või see abstraktsus minu kui vaataja jaoks võimaldab mul leida rohkemat selles kunstis. Ma täiesti selgelt olen Siirit jälginud alates sellest ajast, kui ma olin tema bakalaureuse töö retsendent ja ma olin tema magistritöö retsendent. Ja ta on võib-olla realismilt liikunud sellise, võib nii-öelda abstraktsuse suunas selles suhtes, et tema bakalaureuse töös olid küll kohal kõik need nihked, aga nad rõhutasid rohkem ikkagi seda realismi, mis seal all oli. Ja magistritöödel oli ju, et see nihe oligi see, kuidas ta seda realistlikku inimkeha või seda realistlikku isikut, hüperrealistlikku isikut kujutas sellises tühjas ruumis, et see tekitas selle mingisuguse nihke vaatajas. Samas, ma arvan, mida ma olen aeg-ajalt nagu ette heitnud võib-olla maaliosakonnale
oli see, et nende magistri õppekava, ma võiks arvata, võiks nagu tegeles dekonstruktsiooniga, et seal see dekonstruktsiooni loeng ja näitus olid kesksel kohal. Ja mulle tundub, et võib-olla sageli need autorid ei olnud suutnud veel konstruktsiooni enda jaoks nagu selgeks saada või kätte saada. Et seda konstruktsiooni ei saanud veel adekvaatselt toimida. Õpilased läksid sellelt samalt konstruktsiooni loengut edasi ka koheselt oma lõputööga ja võib-olla siis see ei olnud tulemus ei tulnud nii adekvaatne. Aga minu jaoks on see hästi loogiline, et Siiri vastupidiselt on selle konstruktsiooni nagu enda jaoks selgeks teinud, et siis, kui ta oma magistritööd kaitses, siis ta tõepoolest, ma arvan, paljuski ka tänu Rauno Tammsaare oli kätte saanud selle anatoomia, oli kätte saanud selle realismi, mille baasilt siis hakata mingil hetkel tulema tagasi võib-olla abstraktsiooni või nihkesse, sellepärast, et ta siiski ju see nihe oli juba ka varasem. Samas siin nähtavatel maalidel olev kehalisus ja keha on siiski täiesti uus lähenemine, mida Siiri nüüd on katsetanud, ma arvan, kusagil 2017. aastast. Ta hakkas omandama rohkem meditsiiniga seotud haridust või omandas seda mõne aja ja ma arvan, et seal nähtu ja kogetu pani teda mõtlema kehast hoopis teistsugusel moel, mis ei olnud eeldatavasti enam nii pealiskaudne, ma arvaks, kui hüperrealism mingil määral endas sisaldab. Et ta just kui sai aru, ühel hetkel käis see klikk, et maal on samamoodi keha. Et maal ta loob nagu just kui läbi maali loob ta nagu uut elu. Ja siis ta hakkas katsetama selle sama, et kui ta proovib maalis edasi anda seda kehalisus, seda mingil määral seda sükest õõvastavat tunnet, mis meid kõigile inimestele, ma arvan, tuleb, kui nad näevad puudulikku keha, kui nad näevad keha, millel on suured vaevad, kui nad näevad katkist keha. Et ta proovis seda meile edasi anda ja nüüd ta proovib meile proovib leida veel vahendeid, kuidas see kehalisus üha enam ka sellesse maali tehniliselt tuleks, et kuidas need kihid üksteise peale tulevad, kuidas värvid omavahel mõjuvad. Sellepärast, et ega siin ju ka selles seerias ei ole kõiki näiteid, et vahepeal ta väga intensiivselt tegeles epoksiiliga ja osad maali pinnad olid kaetud sükeste läikivate kihtidega, mis mingitel hetkedel mis mõjusid nagu põlenud nahk otsapidi, et sul tekib sükene, kuna need maalid tulevad siiski ka pinnad, nad ei ole tasapinnalised, nad tulevad kuidagi kuigi need kihid on väga õhukad, nad tulevad siiski ruumi ja sul tekib sükene füüsiline probleem nendega. Kuigi samas, nagu teistpidi, võib-olla on siit kadunud tänu sellele, et sa tood seda värvi sisse, sul kaob see nagu esmane, see õõv kaob ära, et nagu see värv nagu petab sind ära, et sul tekib nagu esimene assotsiatsioon midagi positiivsest ja alles siis, kui sa lähed kuhugi sügavamale sisse, et siis sa saad aru, et see segadus ja see
ärevuse tunne, mis tekib, et need on seal siiski olemas, et need puudutused, sest see puudutus on ju kõige inimlikum asi, see füüsiline kontakt, et sul säilib ka kõige keerulistematel hetkedel, sul säilib, kui keegi puudutab sind, siis see puudutus on enamasti siiski positiivne, vähemalt nendel maailmadel kujutatud puudutused. Ma arvan, et igas füüsilises puudutuses on sisse koteeritud väga palju emotsionaalset, väga palju sellist, mis on nähtamatu, mis on teatav ainult seda puudutust kogenud isikule või siis antud juhul sellele isikule, kes proovib seda puudutust meile edasi anda. Nii et need kindlasti need maalid on ka sellised isiklikud maastikud, et nad ei kujuta pelgalt neid puudutusi, vaid nad võib-olla tükk maad rohkem avavad meile midagi, mida me siiski lõpuni ei suuda mõista kunstniku enda mõttemaailmast.